Tervitused Sindist. Mina olen Sindi raamatukogu juhataja Rita Raudsepp. Tere, mina olen Angeelika Silid ja Sindi noortekeskuse juhataja. Tere, mina Aita Puust ja Sindi muuseumi töötaja olen. Tere, mina olen Liina Urba ja Sindi noortekeskuse noorsootöötaja. Ja meie osalesime kõik ühiselt koos projektis Raamatukogud, muuseumid, noored ja meil valmis Sindi silmaring. Sindi silmaring on siis üks tore mälumäng, mis sai alguse muuseumitöötaja vähestest teadmistest Sindi elust ja olust ja hakkasin tegema enda jaoks kaardikesi, kus siis olid Sindi ajaloo faktid peale kirjutatud ja kui Rita pakkus variandi, et me võiksime midagi koos teha, siis mina omakorda pakkusin kohe ruttu selle mängu võimaluse välja ja Rita haakus sellega ja siis ma kohe rääkisin Angeelikaga ja Angeelika ka oli rõõmsalt nõus ja ühes sellega ka kõik noortekeskuse noored. Ja niimoodi vaikselt hakkasime peale, mõned küsimused olid minul juba olemas, osa küsimusi tegi raamatukogu kollektiiv ja noortelt tuli hästi toredaid küsimusi. Me oleme mängu koostanud niimoodi, et kuna ta praegu hõlmab ainult Sindi piirkonda, siis me oleme proovinud või vähemasti mõelnud niimoodi, et sellest mängust saaks küsimuste lisades tervet Tori valda hõlmav mäng. Sinna siis saaksid olema Tori piirkonna küsimused ja Are piirkonna küsimused ja Sauga küsimused. Ja et kui me saaksime siis igalt poolt, vähemasti 50 küsimust, siis meil tuleks selline tore 200 küsimusega mäng. Silmaringi mäng, Sindi silmaringi mäng siis koosneb 4 valdkonnast. Tegemist on siis isikud, sport ja kultuur, ajalugu ja vaaria. Ja küsimusi kokku mängus on kuskil 100 ringis. Et mängul on oma eeskiri koostatud, seda mängu võib mängida mitmet moodi, igaüks võib oma variandi leida. Ja siin on siis üks variant, kus on tabel ja juhtmängija ja niisugused variandid. Et ühtekokku ikkagi on mõte ka selles, üks asi teadmistes ja teine asi selles, et keegi võiks olla ka parim ja siis saada auhinna. Kõigile tuttava raamatu Ennemuistseid jutte Reinu Vader Rebasest on kirjutanud mees, kes oli 19. sajandi lõpuaastal Sindis kooliõpetaja. Kes? Loomulikult Ernst Peterson Särgava. Tegelikult on tegemist ju kogu pere mänguga ja peale selle, et siit saab teada õige vastuse, on küsimused koostatud võimalikult niimoodi, et selles oleks ka palju teavet, palju muud teavet. Ja näiteks üks küsimus on niisugune, mis me siit saame lugeda. 2019. aastal lammutati Sindi kutsekooli hoone. Lammutuse käigus leiti maja seinast vasktoru, mis sisaldas ehituse alguspäeval kehtinud raha ning sel päeval ilmunud ajalehti. Kuidas sellist vasktoru nimetatakse? Ja õige vastus on siis siit taga. Variandid muidugi ka, kas nurgatoru, seinasilinder või ajakapsel. Õige vastus, ajakapsel. Sindi vabriku tööliste korterite ahjuuksed tehti väga väikesed. Mis põhjusel? Ja variandid on, et kütet kokku hoida, et töölised ei saaks ise leiba küpsetada, vaid ostaksid pagarikojas valmistatud leiba või siis tuleohutuse tagamiseks. Ja õige variant on keskmine. Et töölised ei saaks ise leiba küpsetada. Nii, 1991. aastal on Sindis asutatud üks tuntud Eesti ansambel. Tuntud laulud Põhjamaa neid, Läänemere aknal ja nii edasi. Mis on ansambli nimi? Ja vastuse variandid Ultimat Tuule, Radar ja Tuberkuloited. Õige vastus on siin. See on tuberkuloited.